Tere tulemast Innonationisse. Mina olen teie saatejuht Lim Blachmeier ja tänan, et liitusite meiega. Selles riigis ei saa me seda eriti palju, kuid see on ülimalt oluline mitte ainult selleks, et võidelda halva tujuga, mis meid terve päeva saadab, vaid ka meie üldise tervise jaoks. Jah, jutt käib unest. Täna sukeldume uusimatesse tehnoloogiatesse, mis aitavad muuta meie ööd rahulikumaks ja vähendada silmaaluseid kotte. Aga kõigepealt meie pealkirjad. Lõhn biomarkerina. See on tehnoloogia, millele Iisraeli ettevõtte Absent Medicine panustab, et ravida mitte ainult uneapnoed, vaid ka teisi haigusi. Iisraeli ettevõtte Exodigo on valitud maailma mõjukaimate ettevõtete nimekirja tänu nende läbimurdelisele tehnoloogiale maa-aluste kaartide koostamisel. Me räägime nendega. Ja esimene robotmunk on saanud ordineeritud, et taaselustada Lõuna-Korea budistide usku. Toome teile selle kohta üksikasjad. Hinnanguliselt kannatab uneapnoe all kogu maailmas umbes 1 miljard täiskasvanut, kuid enamik neist ei saa kunagi diagnoosi. Kuna unehäirede diagnoosimine võib olla pikk, kallis ja ebamugav protsess, mis nõuab sageli patsientidelt veetmist spetsiaalses unelaboris, olles ühendatud 10 anduritega. Nüüd usuvad Iisraeli Technioni instituudi teadlased, et tehisintellekt võib aidata seda muuta, kasutades lihtsat kantavat seadet, mis muudab unediagnostika kiiremaks, odavamaks ja palju kättesaadavamaks kodust lahkumata. Meie prantsuskeelse kanali saatejuht ja korrespondent Christopher Barralin käis seda ise testimas. Iga uuendus loodab probleemi lahendada ning see keskendub unele ja paljudele öösel tekkivatele probleemidele, näiteks uneapnoe. Et unehäireid korralikult analüüsida, peavad patsiendid tavaliselt tulema spetsialiseeritud unekeskustesse, nagu see siin Tel Avivi Ichilovi haiglas. Sinu und analüüsitakse reaalajas. See on nende andurite eesmärk, mida mulle praegu siin Tel Avivi haigla unelaboris külge pannakse. Kui kõik on ühendatud, heidab patsient pikali ja proovib magada, samal ajal kui andurid jälgivad ajuaktiivsust, pulssi, hingamismustreid ja muud, enne kui arstid saavad diagnoosi panna. Nagu näete, on see üsna pikk ja keeruline protsess. Tänapäeval ühendatakse patsientidele unekeskustes üle maailma nende testide ajal 10 andureid. See on keeruline protseduur ja ka kallis, mille hind on sõltuvalt haiglast $1000 kuni $10,000 vahel. Just seda Sleep AI püüabki muuta, sest uneapnoe on tõsine ülemaailmne terviseprobleem. Hinnanguliselt kannatab selle all 1 miljard täiskasvanut ja umbes 80% neist jääb diagnoosimata. Väga lihtsal viisil. Need on inimesed, kes öösel korduvalt lõpetavad hingamise ja hakkavad siis uuesti hingama. Mõnikord lõpetavad nad hingamise täielikult. Nende hapniku tase langeb märkimisväärselt, mis koormab südant ja võib lõpuks viia südame-veresoonkonna haigusteni. Need katkestused võivad kesta kuni 30 sekundit korraga, mõnikord esinedes ühel ööl 15 või enam korda. See on patsientidele tõsine terviserisk. Sleep AI eesmärk on testimist lihtsustada ja muuta see palju kättesaadavamaks. Nii et me oleme teadlased. Me oleme teadlased Technionist ja oleme välja töötanud tehisintellekti süsteemi, mis suudab analüüsida signaale, mis tulevad väga lihtsast ja mugavast pulssoksümeetrist. Meie tehnoloogia võtab need signaalid ja muudab need selgeteks praktilisteks tulemusteks, mida arstid saavad kasutada patsientide diagnoosimiseks ja raviks. Me teostame unediagnostikat, koostame kogu une arhitektuuri ja anname isegi südame-veresoonkonna riskinäitajaid, et arstid saaksid patsiente aja jooksul paremini jälgida. Süsteemi töökindluse kontrollimiseks testitakse Sleep AI'd praegu patsientide peal unekeskuses. Siiani on tehnoloogia näidanud 89% täpsust kõigi uneapnoe juhtumite puhul ja kuni 99% täpsust mõõdukate kuni raskete juhtumite korral. Sleep AI rakendus on otse ühendatud oximeteriga. Sa lihtsalt alustad salvestamist, paned telefoni kinni ja lähed magama. Rohkem polegi vaja midagi kanda. Ja tulemused on võrreldavad sellega, mida me varem unelaboris nägime. Nii et ma lihtsalt magan sellega. Ärkan hommikul üles ja lõpetan salvestamise. Täpselt. Kui salvestamine lõpeb, edastatakse andmed Sleep AI pilveplatvormile. Meie tehisintellekti mudelid analüüsivad seal seda teavet. Ja 5 minuti jooksul saab arst patsiendi täieliku aruande. Kas see on mõeldud peamiselt inimestele, kes juba kahtlustavad, et neil on sümptomid, või saab seda kasutada laiemalt? See on suurepärane küsimus. Alguses on eesmärk muuta testimine lihtsaks ja kättesaadavaks kõigile, kes seda vajavad.
Kuid arvestades uneapnoe tõsiseid tüsistusi, soovime lõpuks, et see test muutuks kliinilises praktikas rutiinseks. Näiteks peaksid üldnarkoosis operatsioonile minevad patsiendid kehtivate soovituste kohaselt tehniliselt läbima uneapnoe sõeluuringu. Aga tegelikkuses seda sageli ei tehta. See protsess võiks aidata tuvastada patsiente, kes ei pruugi ise arugi saada, et neil võib olla uneapnoe. See on tõesti meditsiiniline, mitte nagu minu nutikell, mis ütleb mulle, kas ma magasin hästi või mitte. täpselt, me ei räägi siin heaolust. Me ei räägi siin heaolust. Heaoluseadmeid saab kodus kasutada ilma meditsiinilise järelevalveta. Meie pakume meditsiinilise tasemega tulemusi, mida kasutatakse koostöös arstiga. Diagnoosi paneb endiselt arst, keda toetab Sleep AI väga üksikasjalik aruanne ning ravi otsustab samuti arst. Ja ravi otsustab arst. Järgmine samm Sleep AI jaoks on rahvusvaheliste regulatiivsete heakskiitude saamine ning lõpuks uneapnoe testimise odavamaks, kättesaadavamaks muutmine ja võib-olla ühel päeval isegi täielikult tervisekindlustuse pakkujate poolt kaetuks tegemine. Nüüd ei aita sinu, on mitte ainult ekraaniandurid ja kantavad seadmed, vaid see Iisraeli ettevõte kasutab täiesti teistsugust lähenemist, lõhnade abil. Sest mis oleks, kui sinu haistmismeel võiks tegelikult aidata haigusi ravida? Absent Medical on sellele lahenduse leidnud. Rohkem teavet annab meile nüüd Epson Medicali tegevjuht ja asutaja Jossi Asulai. Aitäh, Jossi, et täna minuga liitusid. See on märkimisväärne tehnoloogia. Ja minu esimene küsimus oli, kuidas te seda teete? Aga sa oled midagi kaasa toonud, et seda meile selgitada? Jah, me tõime mõned tarvikud. See on öökapil kasutatav lahendus. See asub sinu öökapil ning peaosa ja andur paigutatakse sinu pea kohale, voodi kohale, nagu pealamp, millel pole juhtmeid, pole kantavaid seadmeid, pole maske ega voolikuid. Ja see tuvastab sinu hingamismustrid radarianduriga, raadiosagedusanduriga, täiesti privaatselt. See on nagu raudkuppel uneapnoe vastu. See tuvastab apnoe ja suudab isegi ennustada lähenevat apnoe episoodi ning vabastab lõhnu. Lihtne lahendus, mis paneb su aju taas hingama. Kui ma õigesti aru saan, siis sa jääd magama ja siis lõpetad hingamise. Inimesed, kellel on uneapnoe, lõpetavad hingamise. Ja siis sa tunned seda lõhna ning see aitab sul edasi magada. Jah, see põhineb ajus toimuval refleksil, mida nimetatakse nuusutamisrefleksiks. Kõik teavad, et nina on osa hingamissüsteemist, aga vähem teatakse seda, et haistmisnärv on tegelikult aju pikendus ja see on otse ühendatud hingamiskeskusega. Nii et iga kord, kui piirkonnas on uus lõhn, reageerib aju nuusutamisrefleksiga. Ta tahab teada, kas see on ohtlik või mitte ohtlik. Nii et ta saab lõhna kätte, siis reageerib nuusutamisrefleksiga, sisse hingamisega ja sellega ületab ta uneapnoe. Muidugi kasutatakse meeldivaid häid lõhnu, nii et aju ei klassifitseeri seda ohuks ja saab rahulikult edasi magada. Jah, sest ma tunnen seda praegu. See on üsna terav. See on natuke nagu nina jaoks mõeldud köhasiirup. Ja see ei ole ainult uneapnoe jaoks, kui ma õigesti aru saan. Jah, me registreerisime selle seadme tegelikult USA Toidu- ja Ravimiametis kui lõõgastumis- ja une parandamise seadet. Nii et tegelikult, mida te siin ekraanil näete, see on lõõgastusseanss, mis jälgib teie hingamismustreid ja kuvab need teile hingamismustrite graafikuna. Ja sellega saate lihtsalt oma hingamismustreid kontrollides oma vererõhku alandada. Te jõuate määratud 10 hingetõmbeni minutis ja sellega saate 15-minutilise seansiga päevas oma vererõhku alandada. Lisaks sellele avastasime tegelikult, et see töötab isegi seadmena, mis aitab teil päeva või öö jooksul lõõgastunud olekusse jõuda. See on mõeldud vererõhu jaoks, aga samuti aitab see teil lõõgastuda. Jah, ma mõtlen, et see ei ole ravim. See on nagu seade, mis pakub teile ravi. See on lihtsalt seade, mis annab teile õigel ajal vihjeid ja sensoorset ravi ja teie keha teeb ülejäänu. No eriti selles riigis on see väga oluline. Jossi Asulai, Absent Medicali tegevjuht ja asutaja. Aitäh, et olite täna meiega. Aitäh! Jätame une praegu kõrvale. Tehisintellekt juba kirjutab koode, vastab küsimustele ja loob pilte. Nüüd ütleb üks Iisraeli idufirma, et suudab kujundada ka keerulise digitaalse infrastruktuuri, mis on tehisintellekti süsteemide taga,
vähendades töö, mis varem võttis nädalaid, vaid 1 päeva peale. rohkem teavet saamiseks on minuga nüüd liitunud Jonathan Orr, Autopipe'i kaasasutaja ja tegevjuht. Tere, Jonathan, suur tänu, et täna meiega liitusite. Kui ma õigesti aru saan, siis te loote tegelikult tehisintellekti, mis kujundab tehisintellekti infrastruktuuri. Kas saate seda selgitada? Jah, kindlasti. Kõigepealt on mul suur rõõm siin olla ja olla osa I24-st. Lühidalt endast, mina olen Jonathan, olen oma ametilt DevOps insener ja pilvearhitekt ja olen Autopipe'i kaasasutaja ja tegevjuht. Autopipe'i lugu algas minu tehnoloogilise teenistuse ajal Iisraeli kaitseväes. Teenisin luureüksuse tehnoloogilises üksuses. Meil oli palju projekte, kus pidin kavandama ja planeerima infrastruktuuri, et tarkvara oleks väga turvaline, stabiilne ja optimeeritud. Ja see võttis meil palju aega, sest tuli tegeleda paljude vigade ja valesti seadistamistega. Ja tol ajal oli käimas ChatGPT revolutsioon, nii et otsustasin kasutusele võtta tehisintellekti ja mul tuli idee luua Autopipe. Nagu sa ütlesid, Autopipes me arendame tarkvarateenust, mis põhineb tehisintellekti agentidel, kes suudavad pilveinfrastruktuuri automaatselt kujundada ja juurutada. Viimase aasta jooksul on kõik keskendunud rakenduste loomisele tehisintellekti abil ja koodi kirjutamisele tehisintellekti abil. Aga kõige olulisem osa, milleks on infrastruktuur, jäi üsna tähelepanuta ja kõik keskendusid ainult rakenduste loomisele. Aga nüüd keskendume sellele, et infrastruktuur oleks õigesti üles ehitatud, et rakendused töötaksid sujuvalt ja turvaliselt. See ongi see, mida me teeme Autopipe'is. See on väga uuenduslik algatus. See on väga uuenduslik asi. Tehisintellekti pilveinfrastruktuuri tööstus saab nüüd palju tähelepanu, sest sellest saab järgmine suur asi, millesse me Autopipe'is usume. Kui palju pilvearhitekti tööst suudab tehisintellekt reaalselt asendada? Nii et ma tahan, et sõna asendada oleks, tead küll, oleme realistlikud, me näeme seda. Paljud suured ettevõtted, paljud firmad nagu Amazon, Microsoft, Oracle vallandavad nüüd palju töötajaid tarkvaratööstuses. Näiteks Amazon vallandas just 16 000 töötajat tarkvaraarenduse valdkonnas ja see kõik on tänu tehisintellektile. Tehisintellekt muudab kõike. Ja sama hüpet, mida me näeme tarkvara- ja inseneritööstuses, hakkame nägema ka infrastruktuuris. Olgu selleks pilvearhitektuur, pilveinfrastruktuur, inseneeria, kõik hakkab muutuma tänu tehisintellektile. Tehisintellekt ei asenda neid töökohti täielikult, kuid see mõjutab neid kindlasti. See mõjutab ja see hakkab põhimõtteliselt muutma osa töökohti üleliigseks, mitte ainult tehisintellekti ja tarkvaraarenduse valdkonnas, vaid ka pilveinfrastruktuuri valdkonnas. Ja me näeme seda juba praegu. Paljud ettevõtted saavad aru, et nad peavad kohanema ja kasutama tehisintellekti, et oma töövoogu tõhustada ja optimeerida. Ja ma usun, et vaid paari aasta jooksul, ainult paari aasta jooksul asendab tehisintellekt kõik. Noorem arhitektid, võime seda nii nimetada. Kuigi arhitekt ei ole noorem, asendab see siiski palju alustavaid arhitekte ja ettevõtted palkavad nüüd järjest vähem pilvearhitekte, nii et see amet ei kao. Aga me näeme selles valdkonnas suurt koondamist. Selle põhjuseks on sellised ettevõtted nagu Autopipe, kes arendavad tehisintellekti agente, mis suudavad sama tööd teha. Mitte ainult paari kuu või nädala, vaid 1 päevaga, paari tunniga. Me saame täielikult detailse infrastruktuuri ja oleme valmis selle paari tunniga kasutusele võtma. Autopipe muudab osa tehisintellekti insenere üleliigseks. Nii et me oleme väga põnevil, et näha, kuidas see välja kujuneb. Suur aitäh, Jonathan Orr, Autopipe'i kaasasutaja ja tegevjuht. Aitäh, ma hindan seda väga. Ja ma tahan tänada ka meie kiirendit, Genesis Acceleratorit, kuhu meid vastu võeti, samuti Laalandi kogukonda. Ja nüüd saate meid näha Calcutta nimekirjas. Me just avaldasime artikli Autopipe'i kohta. Suur tänu selle eest. Ja mul on hea meel siin olla.
Nüüd liigume teistsuguse arhitektuuri juurde. See Iisraeli ettevõte on valitud Timesi mainekasse maailma mõjukaimate ettevõtete nimekirja. Exodigo pakub ainulaadset tehnoloogiat maa-aluse infrastruktuuri kaardistamiseks ilma füüsilise kaevamiseta. Nii et stuudios on minuga täna Omer Hamiri, Exodigo tootejuht, et seda teemat lähemalt avada. Aitäh, Omer, et täna minuga siin oled. Palju õnne kõigepealt Timesi mainimise puhul. See on väga põnev. Rõõm siin olla. Räägi mulle sellest tehnoloogiast, mida te kasutate, sest tegemist on maa-aluse kaardistamisega ilma kaevamiseta. Ja, kõigepealt asutati Exodigo selleks, et vähendada riske kogu ehitusmaailmas, aga eriti just transpordi ja suurtes taristuprojektides. Kui sa linnas ringi kõnnid, siis ütleksin, et 9 juhul 10 ehitusplatsist, millest mööda lähed, ei tehta seal parasjagu mingit tööd. Miks see nii on? Enamasti on nad kas tabanud mõnda olulist taristut või avastanud selle ja siis peavad nad kogu projekti uuesti läbi mõtlema. Või, mis veel hullem, nad tabavad mõnda olulist taristut. Ja siis peavad nad ümber planeerima, kuhu nad tahavad selle ümber paigutada ning koordineerima taristuomaniku, linna ja 10 ametiasutustega. Nii et kui mina näiteks planeeriksin silda ja tahaksin kuhugi vundamendi panna ning planeerimisfaas kestis 3–5–4 aastat ja siis olen juba ehitusplatsil. Planeerimis- ja projekteerimisfirma, kes selle silla kavandas, on ammu läinud ja mina olen objektil. Ma maksan mõnikord 100 000 või miljoneid dollareid päevas. Oletame nüüd, et ma taban Tel Avivi peamist kanalisatsioonitoru või katkestan kogu linna interneti jaoks mõeldud fiiberoptilise kaabli. See võid meid tagasi visata kas 3, 4 või 5 aastat ja võib ehituse täielikult peatada. Seega selle riski vähendamiseks tuleme projekti väga varajases etapis juba planeerimisfaasi alguses ja me läheme koha peale, mitte kontorisse, vaid koha peale. Ja me kasutame põhimõtteliselt kõiki võimalikke füüsikalisi meetodeid, et maa-aluseid trasse leida. Nimetage ükskõik millist füüsikat, alates visuaalsest kuni elektromagnetilise, GPR-i ehk maapinda läbitungiva radari, magnetilise ja kõikide muude meetoditeni. Me läheme välitöödele, läheme kohale naiivse lähenemisega. Me ei tea, mis seal on. Me kaardistame kõik ja siis läheme kontorisse tagasi ning teeme kõigest 3D-mudeli. Ja siis anname selle kaardi, kommunaalvõrkude kaardi planeerimisasutusele, inseneridele ja nad saavadki selle silla, millest ma rääkisin, planeerida nii, et vundament pannakse 3 jalga paremale ja välditakse 5-aastast katastroofi. Nii et see käib pinnase kohta. Sa testid pinnast, et näha, kas see sobib või mitte. Jah, me alustasime umbes 5 aastat tagasi. Tehisintellekt kommunaalvõrkude jaoks enne seda, kui tehisintellekt oli üldse selline asi nagu täna. Me alustasime ainult kommunaalvõrkudega. Me anname inseneridele kogu teabe, meil on 3D-kaart, nagu eemaldaksid kogu pinnase ja näeksid kogu infrastruktuuri. Siis saad otsustada, mida tahad liigutada ja kuhu tahad oma vundamendi ja muu paigutada. Hiljuti sisenesime geotehnika maailma. Nüüd me ei paku mitte ainult teavet selle kohta, kus on kanalisatsioonitorud, elekter ja muu selline, vaid saame anda ka pinnase kihtide kaardi. Nii et sa ei liigu mitte ainult ruumis, vaid saad paigutada oma vundamendi sinna, kus on kivikiht. Sa tahad, et sinu vundamendi alus oleks kindlal pinnasel. Saad kaevata selle umbes 2 jala võrra sügavamale, et jõuda kindla pinnaseni. Võid ka teada, et seal on liivane ala ja tahad seda vältida ja põhimõtteliselt see teave, pinnase info, geotehniline info koos kommunaalvõrkude andmetega võimaldab inseneri töö on väga standardne. Kui sul on kõik andmed olemas, ei ole see eriti raske ülesanne ja mina olen insener. Probleem ehitusinseneri töös on see, et sa ei tea midagi. Lähed objektile, sul on väga vähe infot ja suur osa sellest on ebatäpne. Pinnase ja kommunaalvõrkude info on ehitusmaailmas suurim teadmata tegur. Kui sul see info olemas on, siis vähendad riske mõnikord mitmekordselt. Ja see töötab kõige puhul. Saad seda kasutada hoonete puhul, kanalisatsioonitorude puhul, trammide ehitamisel. Olegi oluline, mis projektiga on tegemist. Jah, enamik meie praegustest USA klientidest tegelevad transpordi ja kommunaalteenustega. Maja ehitamine poolele või 3 aakrile ei ole tegelikult nii suur asi. Aga kui sa hakkad planeerima näiteks California kiirraudteed,
mis ulatub kümnete või sadade miilideni, siis paratamatult satud teele kümnete või sadade tehnovõrkude otsa. Ja see muutub tohutuks probleemiks, kui sa ehitad lihtsalt maja, siis see ei ole nii suur mure. Sa saad aeglaselt kaevata ja leida selle, mida sa ei taha. Nii et see on suuremate projektide jaoks. Peamiselt maanteed, andmekeskused või raudteed, need on need valdkonnad. Wow, see on tõesti hämmastav tehnoloogia ja igati väljateenitud koht Timesi nimekirjas. Nii et, Omer Hamiri, sina oled Exotico tootevaldkonna juht. Aitäh, et olid täna meiega. Aitäh! Nüüd liigume droonide juurde, kuid mitte nende juurde, kes me töösel sireeniga üles äratavad, vaid nende juurde, kes toovad sinu uksele kaupa. Jah, sa kuulsid õigesti. Tulevik on käes. Ja see algab New Yorgis, kus Sadamaamet viib läbi katselende, et pakk jõuaks sinu uksele veelgi kiiremini. Joe Brown annab teada. Kas see on lind? Kas see on lennuk? Ei, see on skalpoole. New Yorgis Sadamaamet katsetab droonide kasutamist kaubamaterjali vedamiseks Manhattanilt Brooklyni ja tagasi. Praegu kasutatakse seda ainult mitteolulise ja mitteohtliku meditsiinivarustuse jaoks. Kuid kui see osutub edukaks, suurendatakse võimekust ka teiste asjade jaoks. Ja teoorias on sellel tõesti palju mõtet. Kui kaupa siiski transporditakse, tehakse seda tavaliselt autoga ja see on 45-minutiline sõit, mis pole mitte ainult pikk, vaid lisab ka New Yorgi linna juba niigi talumatule liiklusele koormust. Aga droonidega pole see mitte ainult keskkonnasõbralik, vaid ka väga tõhus. See on vaid 4-minutiline sõit. See liigub oma teekonnal autonoomselt, kuid sadamates on inimesed, kes hoolitsevad selle eest, et kõik oleks turvaliselt paigutatud. Kui see õnnestub, siis see muudab kaubaveo täielikult. Ja see võib mõnele inimesele probleeme tekitada. Droonide kasutamisega kullerteenustes on olnud probleeme, eriti Ameerika maapiirkondades, kus kasutatakse Amazoni kohaletoimetusdroone. Aga selle katseperioodi jooksul praegu üritavad nad lihtsalt veenduda, et see ei suurenda mürareostust, mis neid inimesi vihastas. Ja peameeles New York. Linn on juba niigi väga lärmakas koht. Praegu üritavad nad lihtsalt elumajadest eemale hoida. Aga need masinad, need kõlavad nagu mootorsaag, mis lõikab läbi õhu. Nii et see võib olla natuke muret tekitav maapinnal olevatele inimestele. Aga nagu ma ütlesin, kui see õnnestub, võib see olla suur läbimurre transpordis. No ma loodan, et nad jõuavad varsti Iisraeli, sest ma ootan endiselt oma demutarnet jaanuarist saadik. Liigume nüüd natuke romantika juurde, sest lausa 20–40 miljonit inimest üle maailma on mingisuguses emotsionaalses või romantilises suhtes oma tehisintellekti kaaslasega. Ja see ei piirdu enam tavalise igapäevase armastusega. See kandub nüüd üle ka romantikasse. Jah, romantika ja fantaasia. Ja üks neist platvormidest, mis rahuldab kõik sinu erootilised vajadused, on väga kummalise nimega, pean ütlema. Janitor AI. Seda teemat aitab stuudios lahti seletada X24 Newsi korrespondent Jody Netelovits. Jody, aitäh, et liitusid. Mis see on? Nii et ma pidin ilmselgelt konta tegema. Ja, ilmselgelt. Uurimistöö eesmärgil. Juhuks, kui mu isa vaatab. Jah, sul polnud seda enne seda saadet. Ei, mul ei olnud. Olen kindel. Ja põhimõtteliselt võimaldab see sul luua ülimalt spetsiifilise fantaasiapartneri. See võib olla keegi miljardäärist vampiirini või keskaegse sõdalaseni, isegi emotsionaalselt kättesaadav mees. Nii et me tõesti teame, et see on fantaasia. Ja see võimaldab sul selle inimesega, selle tehisintellektis poissõbraga vestelda ööpäevaringselt. Ja aja jooksul õpib see tegelikult sinu kohta asju ning muutub sinuga rääkimisel paremaks. Ja see on saadaval alati, kui vajad. Nii et see on nagu... See on päris tore. Kas selle eest pead maksma või on see tasuta? See on tasuta, aga ma arvan, et seal on mõned lisad. Mitte, et ma selle eest maksaksin. Okei, aga sisu on erootiline või? See on väga ilus. See on kogukonna sõbralik, aga sellest, mida ma saidilt nägin, läheb see natuke mitte nii tööks sobivaks. Olgu. Kes siis oli su poissõber? Kelle sa said? Sa said Eileeni. Ma arvan, et me jätame selle enda teada. Okei, sest kui sa neid platvorme kasutad, siis vähemalt sa ei satu oma endis otsa. Sest mitte ChatGPT, vaid Google Maps on selle kohta midagi teinud. Ja, nüüd räägitakse sellest, et Google Maps lubab sul oma süsteemi sisestada kohti, mis võivad sulle valusad olla. See on näiteks sinu endise poissõbra maja ja see suunab su marsruudi tegelikult ümber, et seda kohta vältida.
nüüd saad valida kiireima marsruudi, kõige keskkonnasõbralikuma marsruudi või isegi marsruudi, mis väldib iga hinna eest Taavit aastast 2022. See on tore, jah. Vähemalt ei pea me vältima sinu Janitor AI poissõpru. See on ka pluss. Olgu, nüüd läheme teisele poole, sest Lõuna-Koreas on värskelt ordineeritud munk ja tal ei teki mingit raskust nende maiste naudingute vältimisega. Ei, tema nimi on Gabby ja ta loodi põhimõtteliselt selleks, et nooremat põlvkonda rohkem budismi vastu huvituma panna, sest selle populaarsus on viimastel aastatel palju langenud. Lihtsalt täpsustuseks, see on robot. See on robot. See on robot. See on budistlik ungarobot. Nii et ma arvan, et see ongi tulevik. Sinu tehisintellektist poissõber viis su templi juurde sinu isesõitvas autos pärast seda, kui ta suunas tee ümber sinu endise maja. See on hämmastav tulevik, mis meid ees ootab. Jodi Netanovits, aitäh, et olid täna meiega. Aitäh! Ja see ongi kõik, milleks meil täna aeg on. Mina olen teie saatejuht Linn Plahmaier. Vaadake meid järgmisel nädalal taas, kui eetris on uus Innovnationi osa. Aitäh vaatamast ja ilusat päeva teile, kus iganes te ka poleks televisioonil.